mõte siin osaleda tuli suhteliselt viimasel hetkel, et kuna minu enda auto on praegu nii-öelda töös, siis rentisime SRT-st Proto, Škoda Fabia Proto, et sellega siis tulime siia nüüd nautima ja minu jaoks on see suur võit selles mõttes, et ma olen talve oludes ma ei ole kunagi oma kiirust suutnud näidata ja seekord nüüd tõesti õnnestus ja tundsin ennast väga mugavalt ja tõesti oli nauditav üle pika aja sõita ja selle siis nüüd selle kingituseks ka võit. No eks me proovisime ikka kohe algul hakata suruma, et tavaliselt ikkagi kõik algul natuke hoiavad tagasi ja vaatavad, aga üldjuhul mul on pigem need esimese ringi katsed alati tulnud paremini välja kui teise ringi katsed ja nii selles suhtes plaan töötas, kõik läks hästi ja lihtsalt see eelviimane katse, et kuna meil autoga ka mingi tehniline probleem, seal veidi hoidsin liiga palju tagasi, läks see vahe väikseks, aga kuna teine ring oli teed puhastatud, pidamine oli parem, siis sain oma tempo tagasi. Katseid vaadates tundus, et kohat oli kruusane, kohat oli päris paks lumi, siis oli jää, palju see pidamine muutus ja sõidutingimused? No ütleme, et esimese ringi katset võrreldes teise ringi katsetega olid ikka märkimisväärne vahe, et sellest tulid need katsete aja erinevused ka päris suured, et väga suur erinevus. Kas ütleme selline katse või tee lugemise võime ja see pandi ka proovida? Ja kindlasti, et eks see oligi nendel suur eelis, kui sa oskasid näha, kus sa ikkagi saad seda aega võita, siis sealt ka kindlasti mingi edu tuli. Õnnestus see kõik või läks? Jaa, ikka plaanipäraselt kõik, et selles suhtes ongi, et ütleme, et tänu vennale tal on suured kogemused juba maailmatasemelt, et eks ta oskab palju asju näha ja ütleme neid oma kasvuks tööle panna ja ma arvan, sellest meie edu täna tuli ka. Need esimesed 2 katset olid kuidagi liiga rahulikult läbi võetud, et alustasime esimest katset, ma ütleks esimese spliti väga hea hooga, aga miski pärast kadus siis see agressiivsus kuskil ära või mõtlesin äkki endamisi, et sõidan veidi üle, aga ma ütleks, et sõit oli senimaani hea, kuni tuli eelviimane katse, et see ajakaatus, mis sealt oli päris julm ja seal oli mõni väline tegur ka, mida me ei saanud muidugi muuta, et esiveoline rajal see teebki palju raskemaks, kui rööbas on nii palju laiem kui enda auto rööbe, aga mis seal teha? Legendi tegelikult arvasime me, et saime hästi paika, aga tegelikult päeva esimesed 2 katset näitasid kohe seda, et Legend oli meil päris halb seekord. Õnneks saime servises kohe kõik parendused teha ja teine läbimine oli juba kõvasti parem. Tegelikult meil on päev otsa teisel kohal vist ja olime juba leppinud ka sellega ja oleksime olnud sellega väga rahul ka. Aga siis Sandril juhtus viimasel väike äpardus ja tänu sellele tõusime esimeseks. Mis see teie selline tempovalik üldse oli? Samsonas tegi oma elu elas seal ees, aga kuidas te ennast paika panite? No me tegelikult me surusime ikkagi, proovisime maksimaaltulemuse teha kuni sinna maani, kui me nägime siis Tammojat tee ääres, et klubikaaslasest küll kahju, et ta sinna jäi, aga siis me tegime strateegia ka, et meil on esimest korda, mul endal on ju teine ralli üldse, et sõita siis. Et see karikas koju viia oleks magus ja lihtsalt jälgisime ja monitoorisime olukorda, nii et me saaks selle 3. koha, aga kahjuks Raiko nüüd kukkus ka ära, nii et nüüd tuleb välja, et Otepää Talur oli teine koht, nii et iseenesest ei ole paha ja loomulikult ka eks konkurentidel oli palju ebaõnne, aga sihukene esimene siis kiiruskatse võit saada on päris magus. Aga ei, väga raske ralli oli, aga samas ülihea. Rajad olid väga-väga luksne. Mis tegi selle ralli raskeks? Ma arvan, et hirm. Et selline, et kas peab, ei pea, mis seal nüüd ees täpselt ootab, et täpselt ta nii oligi. No palju on räägitud just sellest viimasest katsest, mis oli erakordselt keeruline. Kuidas sinu vaates? Ei, viimane katse oli minu arust just äge, ma kartsin kõige rohkem esimest. Miks? Ma ei tea, esimene kuidagi tundus siukene, et väga õudne, aga see viimane, seda on eelmistel aastatel ka sõidetud. See oli täitsa okei. See on kuidagi kujunenud selliseks talvespetsialistiks, et mis selle talvesõidu selline eriline on? Kuidas sa selle olete endale võiduks pöörnud? Ma ei tea, mul on talvel kogu aeg meeldinud tegelikkuses sõita, aga ega need palju kordi pole olnud, kus päris rallit võidu saaks sõita. Ja ei teagi, tulime, proovisime, alguses hakkas kohe minema ja läks tal siis lõpuni niimoodi hästi välja, et
enam ei olnud mõtet alla anda. No hommikune plaan oli see, et kohe täitsa nii-öelda kraavis lõpetada ei taha, et võtame mõistusega ja kui finišisse jõudsime, siis vaatasime, et väga hull asi ei olnudki ja teine katse oli meie esimene katsevõit üldse. Eelmine aasta meil ühtegi katsevõitu ei olnud kahjuks, aga see aasta tuli üks katsevõit ka ikkagi ära ja siis vaatasime, et on täitsa võimalik ja proovisime, eks meil oli õnne ja teistel võib-olla nii palju ei olnud, aga eks see ralli ajagi selline. Ettevalmistus oli päris hea, et käisime paar korda Legendi trennis ja ühe korra käisime ka autoga ka trennis, et ettevalmistus oli päris okei. Kui läksite rekket tegema, siis kuidas see täpselt käis, kuidas see nüüd kurvid ja kõik muu paika said? Noortel on see halb asi, et noortel pidi olema, võis olla 3 inimest autos, ehk siis üks inimene sõidab kaardilugeja kõrval ja näiteks siis juht on taga ja siis kuidagi pidime niimoodi hakkama saama. Aga ütleme, sina ikkagi andsid need hinnangud, eks ole? Jah. Kui täpne sa said need? Ütleks, et esimese korra kohta oli väga hea, et ei oleks isegi suutnud ise uskudagi, et oleks nii hea tulnud see. 2 minutit tegid nagu vahe sisse järgmisega, et iseloomusta natuke seda sõitu, olid see kuskil riskipüüd? Jah, et ikka kohe lendasime täiega peale ja et juba kohe ütlesin kaardilugejale, et midagi lahjat siin ei ole, jah.